Tere tulemast Tartusse, kas te seda hoonet tunnete? No muidugi tunnete. Järgnevate minutite jooksul tutvustan ma teile Tartu Ülikooli muuseume ja esimesena astun sisse kunstimuuseumisse, kus kohtume ka muumiatega. Praegu viibime näituse saalis, kus on näha antiika ja kunsti. Tegemist on siis Eesti esimese kunstimuuseumiga ja see on loodud üliõpilaste jaoks õppekoguks, et kõik, mida te siin näete, on küll koopia, aga tehtud originaalide järgi skulptuurid ja need on juba ka kõvasti üle 100 aasta vanad. Ja kõrvalruumis on meil praegu surimaskide näitus Surmapale ja keda siis Eesti inimene ka võib-olla teab kõige enam, Kalju Komissarov. Tema surimask on seal, aga on ka Puškin, Viiralt, Karl-Ernst von Baer ja teised. Kuidas seda surimaski tehakse, kuidas neid saadakse? Surimask tehakse vahetult pärast surma ja see on selline asi, et peab tulema koha peale vaatama. Meil on video selle kohta, kuidas surimaski teha. Ja tegelikult siin saab ka ajas tagasi rännata veelgi kaugemale, teil on oma Egiptuse tuba ka. Tõepoolest, meil on vana Egiptuse muumiad, kes on kõvasti üle 2000 aasta vanad ja tõesti ainulaadne vaatamisväärsus Eestis. Ja ka see ruum ei ole ka niisama tavaline, kus nad on? Ei. Meie muumiad on praegu majutatud ülikooli endisesse rahakassa ruumi, kus kunagi 19. sajandi keskpaigas hoiti töötajate palgaraha. Nüüd me oleme jõudnud ülikooli pööningule ja siin asub kartser, kus karistati ülikooli tudengeid, kes rikkusid siis ülikooli reegleid. Ühesõnaga see, kes reeglid rikkus, saadeti siia üles ja kaua siin olema pidi? No karistused olid väga varieeruvad, aga kõige tavapärasem oli 2-3 päeva, aga vahel ka 4 nädalat. Ehk siis siin nad õppisid, istusid, magasid, neil oli kemmer, ahi ja millal siis viimati siin ka niimoodi istuti, karistust kanti? No viimased andmed pärinevad täpselt sajandi vahetusest 1900, et pärast seda enam meil sissekandeid selle kohta ei ole. Ja ma saan aru, et ka tol ajal siis tehti nii-öelda seinamaalinguid? No kuna siin ei tohtinud eriti meelelahutusega tegeleda, et võis ainult õppida ja piibli kaasa võtta, siis eks nad elasid ennast välja kartseri seintele, mis tõttu siit leiab väga selliseid toredaid ja kohati ka väga andekaid joonistusi. Minu meelest pole seal ruumil küll midagi vigast. Mina omal ajal, kui ma elasin Tallinnas Pärnumaante ühikas, minu tuba oli, ma ütleksin, kehvemas seisus. Aga jää siis siia. Jää siia. Me oleme jõudnud Toomemäele. Siin on siis lisaks peahoones olevale kunstimuuseumile Tartu Ülikooli muuseumi 12 maja ja see siin on Tartu Ülikooli tähetorn, ajalooline tähetorn, kus enam teadust ei tehta, sellepärast et mõnikümmend aastat tagasi juba läks valgusmüra linnas nii suureks, et siin enam taevavaatlusi teaduslikus mõttes teha ei saa. Küll aga kutsume siia jätkuvalt linnarahvast lihtsalt tegema hobikorras taevavaatlusi, kui ilm on ilus, mitte nagu praegu. Sombusilmaga päris ei ole mõtet? Ei ole mõtet tulla. Ja muidu on see siin Eesti astronoomia häll, siin on meil näitus astronoomia ja taevauuringute ajaloost ja siin samas väljas on meil hetkel üleval väga-väga kuuma teemana Marsi näitus. Siin saab vaadata täpsemalt seda, kuidas on läbi aegade Marssi uuritud. Ja kogu Toomemägi on meil tegelikult kuni septembri lõpuni kaetud omapärase teaduslinnana, kus saab siis käia punktist punkti ja avastada, mida põnevat teadus meile võib pakkuda. Ja kuhu me nüüd oleme üles jõudnud? Me oleme jõudnud ajaloolisse
Toomkirikusse, Toomkiriku tornidesse. Tornidesse saab ka ülikooli muuseumi kaudu ja minu selja taga on Tartu Ülikooli muuseumi kõige suurem maja, kus on meil kõige rohkem erinevaid näitusi. Seal on meie püsinäitus, Minu elu ülikool, on võimalik vaadata nukutubade sisse, uurida seda, kuidas üle aegade on tudengid elanud, on võimalik pugeda näiteks ka vana raamaturiiuli sisse ja otsida sealt üles 7. Moosese raamat. Mis on 7. Moosese raamat, see tuleb ise välja selgitada. Ja seal saab ülevaate nii ülikooli ajaloost kui ka sellest, milline näeb ülikool välja tänapäeval ja kõige lõpus saab minna ka savoodi. Samuti on meil seal ajutised näitused, praegu veel kuni veebruarini on võimalik külastada Tartu Ülikooli kunstikogude näitust, Ars Akadeemika, meil on seal ülikooli vanakamber, mitmed põnevad ruumid, kus saab ise kätt külge panna ja uudistada, õppida teadust. Meil on seal Eesti kõige vanem lift, millega saab üles sõita. Ja avastamisrõõmu on seal rohkem kui küll ja veel. Tõepoolest, avastamisrõõmu on siin rohkem kui küll ja veel, ehk siis tulge, head vaatajad, ise avastama Tartu Ülikooli muuseume. Meie kahjuks rohkem eetriaeg saab otsa, tahaks kõike näidata, aga midagi peab jääma ka, ütleme niimoodi, saladuseks, tulge ise uudistama, siin on põnev.